Kena kolmapäeva vutisõbrad! Oleme tagasi, et teieni tuua taas põnevamad jalkauudised kogu maailmast ning vaadata, mida põnevat veel väljakutel viimastel päevadel juhtunud on. Täna siis tuletame veel korra meelde, et kõik see mees koguneb kell 19.00 A. Le Coq Arenal, et püstitada tantsupidulistega koos uus premium-liiga publiku rekord Levadia Flora vahelisel mängul. Ja ega suundumegi otse siit oma uudiste sektsiooni poole, sest muidu ongi juba peatselt vaja hakata juba mängule liikuma. Marcus Poom ja Shamrock Rovers tsementeerisid kohta Iirimaa kõrgliiga tipus, mängides 1-0 üle teisel kohal paikneva Derry City. Roversi absoluutseks põhitegijaks kerkinud Poom mängis taas kaasa kõik 90 minutit. Senisest 20 mängust on ta kuulunud põhikoosseisu koguni 18 korral ning vaid 2 puhul sekkunud vahetusest. Eelmises voorus sai 24-aastane keskväljamees kirja ka oma esimese värava, kui skooris Bohemiansi vastu kaunist kauglöögist. Roversil on 23 vooru järel tabelis 46 punkti. Soome jalgpallikoondise esiründaja Teemu Pukki sõlmis lepingu USA profiliigas mängiva Minnesota Unitediga. Minnesota klubi teatel sõlmiti leping kuni 2025. aasta suveni. 33-aastase Pukki üleminek jõustub siis, kui ründaja saab USA viisa. Soomlase uus klubi on MLS-i Läänekonverentsis 12. kohal. 18 kohtumisega on meeskond löönud kokku vaid 17 väravat. Pukki siirdub MLS-i Inglismaa esiliiga klubist Norwich, kus ta lõi 210 kohtumisega kokku 88 väravat. Soome koondises on Pukki pidanud maha 112 mängu ja löönud 38 väravat. Bosnia ja Hertsegoviina ründaja Edin Dzeko siirdus Milano Interist Istanbuli Fenerbahcesse. 37-aastane Dzeko mängis viimased 2 hooaega Interis, kelle ridades võitis 2 Itaalia karikat ja 2 superkarikat. Tänavu jõuti meistrite liiga finaali, kus jäädi alla Manchester Cityle. Dzeko lõi 2 hooajaga Interis järgis kõikide sarjade peale 101 mänguga 31 väravat. Dzeko leping Interiga sai lõppenud hooajaga läbi. Bosnialane sõlmis 28-kordse Türgi meisterklubi Fenerbahcega 2-aastase lepingu. Fenerbahce viimane meistritiitel pärineb hooajast 2013-14. 2 viimasel hooajal on saadud 2. koht. Mõned nädalad tagasi karjääri lõppenuks kuulutanud Zlatan Ibrahimović ei välista tagasitulekut. Viimati AC Milanis mänginud 41-aastane Ibrahimović teatas pärast hooaja viimast kohtumist, et lõpetab sportlaskarjääri. Nüüd osales rootslane aga Bergamos toimunud promoüritusel, kus reporterid küsisid jalgpallilegendi edasiste plaanide kohta. Ma otsustasin küll lõpetada, aga see pole mulle veel kohale jõudnud. Vaatame, mis saama hakkab, sest kuhugi pole kiiret. Te ju ikka olete Joan Roman Riquelmet näinud? Aega veel on, andis Ibrahimović salapärase vastuse. Nüüd ma võtan aja maha ja eks ole näha, mis juhtub. Lõpetamisest on möödunud ainult 3 nädalat. Iial ei tea, äkki hakkan uuesti mängima. Võib-olla olen juba järgmine kuu jälle Milani trennis, viskas Ibrahimović nalja. Itaalia jalgpallis keelati ära number 88, kuna see on otsene viide natside juhile Adolf Hitlerile. Itaalias peetakse numbrit 88 viiteks natside juhile Adolf Hitlerile, kuna H on tähestikus 8 täht. Seetõttu on valitsus koos jalgpalliliiduga otsustanud, et numbrit 88 ei kasutata riigis toimuvate jalgpallivõistluste ajal. Itaalia jalgpallile pole teema võõras ja see on ennegi probleeme tekitanud. Märtsikuises Rooma Lazio ja AS Rooma vahelises kohtumises said 3 Lazio poolehoidjad eluaegse staadioni keelu, kuna laulsid antisemiitlikke ehk juutide suhtes vainulikke laule. Üks keelu saanud fännidest kandis seljas veel ka särki, millele seljal oli kiri Hitlerson ja number 88. Saksamaa jalgpallihiid Müncheni Bayern soovib enda ridadesse meelitada Inglismaa koondise kaptenit Harry Kane'i. Terve enda karjääri Tottenham Hotspuris veetnud Kane'i eest pandi lauale 70 miljonit eurot. Sellele summale lisanduksid veel 8 miljonit, kui saavad täidetud erinevad lepingusse kirjutatavad kriteeriumid. Tottenhami tegevjuht Daniel Levy on otsustanud säärasest pakkumisest loobuda, kuna enda kapteni eest soovitakse veel ligemale 50 miljonit eurot. See on väga üllatav otsus, kuna Kane'i leping Inglismaa klubiga lõpeb juba järgmisel suvel ning tuleval talvel võib ta vabalt konkurentidega lepingut sõlmima asuda.
Juventuse endine juhendaja Andrea Pirlo nimetati tänavuse hooaja lõppedes Serie A-st esiliigasse langenud Sampdoria peatreeneriks. Pirlo sõlmis Genoa klubiga 2 aasta pikkuse lepingu. Tema viimane töökoht oli Türgis, kus ta viis Fatih Karagümrüki kõrgliiga 7. kohale ning lahkus seejärel maikuus ametist. Sampdoria hooaeg kulges nagu õudusunenäos, sest Marco Giampaolo vallandamise järel lõpetati hooaeg Dejan Stankovitši käe all, aga viimasest kohast see neid ikkagi ei päästnud, mis tähendab, et pärast 2011. aastat saati mängitakse esmakordselt esiliigas. Londoni Chelsea poolkaitsja Matteo Kovacici üleminek Manchester Citysse, millest teatati juba eelmisel nädalal, sai lõpuks ametlikuks. Mängija ja klubi sõlmisid omavahel kokkuleppe juba mitu nädalat tagasi, kuid klubide vahelise kokkuleppe lõpliku vormistamisega läks pisut aega. Nüüd aga on Kovacic läbinud arstliku kontrolli ja paika sai ka paberimajandus. BBC andmetel on algne üleminekutasu 25 miljonit naela ja see võib klauslite abil tõusta 30 miljonini. 29-aastane Horvaat sõlmis Cityga 4 aasta pikkuse lepingu. Real Madrid kinnitas, et keskvälja geenius Luka Modric on sõlminud nendega aastase lepingu pikenduse. Horvaat on lühikese aja jooksul 3. mees, kes Realile ka järgmiseks hooajaks truudust on vandunud. Septembris 38. sünnipäeva tähistav Modric edastas uudise oma sotsiaalmeedias lühikese, ent kõneka lausega: "Kodu, kallis kodu." Horvaatia koondise kapten on Hispaania pealinnas mänginud alates 2012. aastast saati, kui Real maksis Tottenhamile tema eest 30 miljonit naela. Realis seega juba 12. hooaega alustav Modric on nende ees seni käinud kõigis sarjades platsil 488 korda ja löönud 37 väravat. Horvaadi auhinna kappi on selle ajaga lisandunud 5 meistrite liiga karikat ja klubide MM-i võitu, 3 liiga tiitlit, 2 Hispaania karikat ning 4 Hispaania ja 4 Euroopa superkarikat. Kanada jalgpalliliit on sattunud uskumatuna näivasse olukorda. Õhus on variant, et riigi rahvuskoondised peavad rahapuuduse tõttu mängudest loobuma ning alaliit on sunnitud taotlema pankrotikaitset. Meil on tõsine jama, ütles Kanada jalgpalliliidu peasekretäri kohusetäitja Jason DeVos kohalikule spordiportaalile TSN. Peame uurima, mida pankroti endaga kaasa tooks ja kuidas see meie organisatsiooni mõjutaks. Ilmselgelt on pankrotikaitse taotlemine meie viimane variant. Teeme kõik, et olukorra nii kaugele eskaleerumist vältida. DeVos kinnitas, et alaliidul puuduvad vahendid kas või rohujuure tasandil projektide käivitamiseks, rääkimata terve organisatsiooni edukast toimimisest. Kanada ei suuda koolitada treenereid ega kohtunikke. Lisaks ollakse hädas rahvuskoondiste käimas hoidmisega. Põhjuste väljaselgitamiseks tellis Kanada spordiminister Pascale Saint-Onge sõltumata auditi, et kaardistada alaliidu finantstegevused 2017. aasta märtsist kuni 2023. aasta märtsini. Minister viitas sealjuures organisatsiooni rahalise läbipaistvuse puudumisele. Üheks kurja juureks peab Kanada parlamendi jalgpalliliidu hooletus tele- ja meediaõiguste müümisel. 2018. aasta suvel loovutati õigused ettevõttele Canadian Soccer Business ehk lühidalt CSB ning seda koguni 20 aastaks, juhul kui CSB soovib esialgset 10-aastast lepingut pikendada. Too otsus on saanud kõvasti kriitikat ning süüdistusi vastutustundetu majandamise kohta, sest lepingu pikkus tundub kriitikutele ebaratsionaalne. Ja võtamegi tänase saate siinkohal kokku ning tuletame meelde, et kui teile meeldib see, mida me siin teeme, siis palun vajutage seda subscribe nuppu, et olla alati meie tegemistega kursis ning läbi selle aidata meil ühtlasi ka oma projekti kasvatada. Oleme tagasi juba päeva või 2 pärast, et tuua taas teieni värskemad jalkauudised. Nautige mõnusat suveilma ning kohtume peatselt taas.